ja õige pea neid siin kohe tõusul näha. Ja paistab, et esimesena on siin rada, esimese ringi vahel käivimas rajameistril Maarjo. Esimene ring ajaga. Teine number 62. Nii. Läheb. Ainult 6 ringi veel jäänud. Esimese ringi on läbinud Maarjo, Kalle Takkel, Ott Palu, Marken Murumaa ja Rait Kull. Ja number 72 jätab vahele. Ailar Kiristaja. Tema viimane aeg oli siis 14 ja 28,6. Ja esimesed MTV-d ei veel. E-paik veel siin. Number 19. Nii, ja meie naisvõistleja e-paigis Esmeralda. Viimane ring temal siis 16-19,4. Ja Fat, number 48, Raido, juhib oma klassi. Tagant veel ei paista, anna minna. Aga pane ikka juurde. Raido Tonts ja tema aeg siis 14.55,1. Peeliks, saad Raido kätte! Number 58. Läheb. Ma nägin küll tegelikult. Fati klassi number 2. Felix Teder oli tema ja järgnevalt tuleb meil siin juba number A 67, 67 läheb küll.
ja number 82 tema järel. kuus, 7 Arvi Romandi, siis MTB liider, tema järgil Margo Kipasto Pätis ja number 49 Fät, ei, MTB. Vallo Vahesaar. Number 70 Saku spordiklubi. Sander Stokkabi. Järgneva meil siit jälle MTB number 84 ja number 4. Number 4 ma tunnen ära, Tõnu Eelmaa läheb. Tõnu ei ole pikka maad minna, enam 6 ringa veel jäänud. Tema ees oli siis siin Ojaveer. Number 65 läheb naisterahvast, naisteklassi liider peaks olema vist, jah? Noortes siin number, ei näinud jälle. Läbinud on siin Tõnu Eelmaa, Triin Rast, Alar Sala, Kevin Teejäär ja Kristjan Tattar. Robert läks siis Vätiga ja Kristjan ja Kevin MTB-ga. Number 71. Minut vahet Triin Rastiga. Saad Triinu kätte veel siin. Aga Jaanimets siis, jah? Saku spordiklubi esindaja ja number 74 siin mäge võtmas. Läheb. Tuleb nüüd. Anar, tule. Janno Kruustükk läks läbi ja number 79 Haanja maadelt siia tulnud meile Pätiga. Alar Jaanson siis. Number 75 läheb ilusti. Marko Haas siis ja tema ring 19.59.7
jalad põlevad, pea on tühi, ainult sina, ainult rada, jõuad veel, veel üks tõus, veel üks langus, veel üks kurv, veel üks naesaun. Number 83 ja läheb, ei ole jäänud palju, 6 ringi kõigest veel siin minna. Frederik Saaremägi siis ületas ka siin ajavõtu punkti. Ja nüüd terve puntsid Andre Petrautse, Raigo Paas, Sander Teder, Madis Kogermann ja Liina Romandi. Väga hea, Kristjan! Läheb, hüppa maha, tule jooksed. Okei, läks. Number 56 ja Rahulikult, sa võid tõusta. Ivo Linnas. Tiit Šumanov ja Kristjan Veiman. Janek Trepp ka ajavõtupunkti ületas meil siin, tema aeg siis 22.17,5. Ja rajal veel esimese ringil Johanna ja Margit peaksid ka õige pea äkki see meie lähedusse tulema. Ja paistab, et e-paigid siin oma teist ringi läbivad. Põdrakossa tiimis Maarju praegu seda siin vedamas vist. Number 12 ja värgi number 54. Läheb. Ott on teiseks tulnud. Ja number 62 siis on Kalle. On nüüd selle ringi ühe koha ära olnud, aga meil on aega veel ju 5 ringi, mille tagasi võtta. Jalad põlevad, pea on tühi, ainult sina, ainult rada, jõuad veel. Veel üks tõus, veel üks langus, veel üks kurv, veel üks naesaun. Ja järgmine peaks ootama siis meile siin Marken, Rait, Ailar ka peaks tulema. Ja esimene läbimine oli jah 13.20,3 esimene ja teine siis oli 12.51.0. Number 78, lahoi, jõudu veel nii palju üle, vaata taku lõpuni kestaks. Rait Kull oli see siis meil, kes mööda läksid. Number 80, Marken. Rahulikult. Pikk sõit veel ees. Esimene ring oli 13.48.9, teine siis 13.53,5.
õige peaks meil Ailar, Raido, Felix ja Rainer ja Arvi, kui nendega pole siin rajal midagi ringil juhtunud ja paistab, et seda on tulemas. Läheb number 77 ja see on 72 Ailar Kiristaja, vabandust, jah. Väga väikesed numbrid, noh, hoiame loodust. Ailar esimene ring 14.28.6, teine 14.18.2, et noh, keha hakkab soojaks saama ja et paranevad kindlasti. Ja number 67 ja 47 siit ringi kirja saamas jälle. Ja nüüd siit jälle tulemas number 58 ja number 48 ühest klubist ühtemoodi, üksteist maha ei jää, vahetame kohti, aga Felix Teder ja Raido Tonts siis Haasla MTB-st. Esimene ringaeg 5.13, teine 4.42 ja nüüd läks mööda veel number 4. Rainer Punga. Ja number 2 Esmeralda siit meil mööda minemas. Esimene ring 16.19,4, teine 16.33,5.
Six, seven, miks mitte. Ja Arvi Romandi. Number 79, Saku spordiklubi esindaja. Ja ja number 70, Sander Stokkepi. Number 57 on meil Alar Sala, kes ütleks mööda. Esimene ring 17.09, teine 15.33,6, päris korralik parandus. Järgmisena number 4, Tõnu Eelmaa, alati kohal, alati tunnustamas Maarjat selle ettevõtmise eest ja Tõnu ringi aeg 16.19, jälle paraneb 16.49 vastu. 2 ringi tehtud, 5 jäänud Tõnule. Ja järgmine tandem alustamas tõusu, kes on raja ääres ja käed on vabad. Väike ergutus kulub neile kindlasti ära. Nii, noored mehed, Robert Kristjan minemas 3. ringile ja see ringi aeg viimati oli siis 16.31 ja 16.18. Robert ees ja Kristjan järel. Ja järgmisena on tabelis tühi koht ja aegade järgi oodata siia joonele Siim Ojaveri, Triin Rasti. Hetkel on finišis sirgelt tühi. Nägime küll võistleid alla minemas, aga ja nüüd tuleb üles ka. Üksik rattur keset lund ja püüame saada selgust, kes selle numbri taga peitub. Triin ja Triin saab ringi ajaks 17.44. Natuke on nüüd aeglasem, aga püsib stabiilsena ja palju pole enam jäänud, 5 ringi veel. Mõnel juhul on see mitte midagi, teisel juhul terve elu võib-olla. Aga Kevin Teer ka Triinu järel minemas 3. ringile. Ringi aeg täpselt sama, mis Triinul, 17.42. 20 võistlejat on esimeselt ringilt tulnud, teiselt ringilt tulnud ikka. Ja kadunud on meil Siim. Kas Siimul on tehniline? Age Jaanimets
ja ikka on veel Siim puudu. Siim on nüüd küll üksinda metsa jäetud ebaõiglaselt kauaks. Kas see on nüüd? Nii, nüüd on kaua oodatud Siim lõpuks kohal. Ja saab ringi ajaks 19.06. 3 minutit on erinevust. Siin tundub, et on olnud tehnilise tõrkega tegemist, eks pärast saame täpsemalt küsida, mis siis teisel ringil juhtus. Aga Siim on ikkagi jätkamas ja 3. ring on temal ka alanud nüüd. 22. positsioon praegu üldjärjestuses. Järgmisena ootame Janno, Alar, Marko. 74, 79, 75 numbritega. Ja metsas on hõikeid kuulda. See tähendab, et võistlejad ei ole üksi jäetud ja neile elatakse kaasa. Iga hõige võib mõjutada lõpptulemust. Nii et ärge olge kadedad. Aga Maarja on vahepeal 3. ringi endale kirja juba pannud ja natuke on järele andnud 13-15, aga konkurent on veel hoopis tükis kaugemale jäänud. Ja nüüd hakkavad ka mahajääjad ette jääma ja sealt võib ka väike kaotus tulla. Ja Ott minemas nüüd siis Maarja järel 4. ringile. Ma ütlen, et tal on aega püüda veel, et mingi rahulikult ja puhtalt. Nii, nüüd tulevad juba segamini, kes on 3. kes 4. aga Kalle Takkel on siis jah 3 ringi ja kirja saanud. Tema ainus E-paigi vabaklassi võistleja täna. Vaja ainult akut säästa, et võistlusklassi võit koju viia. Aga selleks peab ta ikkagi kogu võistluse lõpuni tegema. Et nüüd on juba kiiremad tulemas 3. ringilt, kui tubli 15+ osalejat on veel teised ringid tulemata. Marko tulnud teiselt ringid, Marko Haas. Ringi ajaks tuleb 17.49, esimese 19.59 vastu. Ja Marko taga läheb edasi Rait Kull ja Raidu Janno Kivist, ei, Janno Kruustist, kui me nimelt selgeks, ka 19-minutilise ringi ajaga nüüd 3. ringile. Ja 3. ringilt saame öelda, et 4 võistlejat on juba läinud 4. sest liit on siis Maarja, Ott, Kalle ja Rait. Ja Raidu ringi aeg 3. on olnud isegi teine tulemus praegu Maarja järel. Ja vahepeal Raigo Paas tulnud ka 3. nüüd. Teised nii kergelt minult segamini lähevadki. Raigo 61 Sandereder, vabaks kirjas, 3. algamas. Marken Murumaa on siis 5. minemas 4. ringile, ringi 14.20. Ja järgmised lähevad numbriga 50 ja 83, Janek Prepp ja Frederik ka 3. ringile nüüd. Frederik Saaremägi ja ringi ajad ka seal 17-18 minuti vahel, kõigil stabiilselt püsivad. Alar Jaanson järgmisena tulemas teiselt ringilt. Tal on aplausi vaja nüüd, tal on raske.
kaks Alarit siin, Allar ja Alar. kõik tõusud on sõidetud. Siis meie eest läbi läinud. Ailar Kiristaja ja Alar Jaansoo. Nii, aga nüüd on ergutust vaja, ei ole lihtne. No tempo läbi päris alla juba, ära vähemalt seisa, liigub, see on oluline tulemuste saamise juures. Ja kiire peale minek ja hoog üles ja siis on aega hingata, kui mägi allapoole läheb. Nii selline see võistlus ongi, ei ole lihtne, lumi takistab, kurvid on kõverad, kaasvõistlejad tahavad mööda minna oma hõigetega ja ergutajaid on ka jube vähe. Nii, ja siin on Fati Graveli grupis Andre. Ja Andre tuleb ka juba siis kolmandaks. Teised. Andre Petrautse. Ja aeg juba 20 minutit Andrele. Aga jõuab ilusti. Ring on tegelikult natuke pikem ka, kui algselt välja sai hõigatud. Et muidu on olnud 2,5 kilomeetrit. Siis täna Maarja ütles, et no eks ta sinna 2800 meetri jõuda juba tuleb. Ja selle arvel ka siis mõni minut rohkem ringile aega ka kulub. Kas keegi teab midagi Margitist? Margit on meil veel täiesti metsa kadunud. Kui keegi teab midagi täpsemalt rääkida, siis on info siin helipuldi laua taga teretulnud. Aga Ivo Linnas on 2 ringi ka tabelisse saanud ja alustab oma kolmandat ja ringi aeg 20 minuti juurest, natukene kiirem kui esimene oli. Soovime Ivole jõudu ja ootame teda peagi tagasi. Ja veel on tulemas Kristjan, Tiit, Johanna teiselt ringil ja teadmata kadunud Margit Rebane. Nii, 47 minutiks stardist kulunud ja kes meil tuleb? 81 Tiit. Tiidul ka 2 ringi kirja lõpuks. Ringi aeg juba ligi 22 minutit, aga saak on saak ja läheb edasi Tiit. Ära hoia hoogu tagasi. Sa oled meil pildil ja me teame, kuna sind jälle oodata, nii et ära kaugemaks jää. Ja Tiidul siis 3. ring ka alanud. Aga nüüd on aeg juba vist sealmaal, et mõne minuti pärast tullakse isegi neljandalt ringilt. Maarja läks ära 40, sai natuke läheb aega ikka. Teine 7 minutit veel, siis hakkame ära, või 5-6 minutit. Felix. Felixil on nüüd 3 ringi kirjas ja tema taga Raido Tonts. Nende ringi ajad ilusti 14, 37, 14, 41 püsivad algusest peale just stabiilsena. Stabiilsus näitab, et tegemist on juba kogenud sõitjatega, kes oskavad oma kiirust vastavalt distantsile rajale kohe õigesti hinnata ja kõvemad staažikamad sõitjad tulevad isegi samas sekundis teinekord tagasi ringilt ja ei pea olema üldse tark, et ennustada, mis hetkel ta finišisse jõuab. Et siin selliste meestega just värskelt tegu oligi. Ja sellel seltskonnal on nüüd 3 ringi kirjas. 8. koht järjestuses. Raidol siis hetkel. Ja järgmisena samamoodi
tuntud nimi erinevate võistluste tabelites, Arvi Romandi, Margo Kipasto. Vallo Vahesaar on mul natukene tundmatu, aga võib-olla ma eksin. Ja samuti Rainer Punga on tihti nähtud rattavõistlustel Sadulas. Konkurents on tihe, ei saa kurta, et see, kes selle võistluse oma võistlusklassis võidab, võib auga siit Pärnamäelt pärast lahkuda. Et ei antud kohti niisama, vaid pidi ikka pingutama ka sportlase vääriliselt. Hetkel jälle vaikus raja poolt vaadatuna. Aga kui 37 võistlejat on raja peal, siis see vaikus ei saa kaua kesta. Nii, ja nüüd ongi ringilt tulija numbriga 19 meil siin ees Rainer Punga võtnud eelmise ringiga võrreldes mitu kohta. 16.29, ringi aeg nüüd kuu paraneb. Ja 9. koht üldjädestuses hetkel. Ja tema siis EE-paigi standardklassis võistlemas. 82, Margo Kipasto Aaslava nime all. Ja läheb veel Raineri ette, tema on siis Gravelis harjas püüdmas kohta ja Gravelis tundub, et 3. koht võiks olla siis Margo nime taga. Kui hetke seisu arvestada, ringi aeg 15.37. Nii, järgmisena Arvi Romandi, jah, nagu sai juba oodatud. Arvi MTV klassis. Ja üldjärjestuses 10. koht ja Esmeralda samuti 3 ringi kirja saanud. Viimane ring 16.56. Ja tema on siis naiste klassis, tundub, et siis liider Esmeralda. Kes tuleb Esmeralda järel? Vallo Vahesaar. Vaatele rippu kõrgel hoidmas, ringi aeg 16.16. Ja numbriga 70, Sander Stokevi. Saku ja SC ja 15.52 tuleb ringi ajaks MTV klassi, pakume siis, et 3. hetkel või? MTV-sid vahepeal ei ole, ongi jah, nüüd on esimesed 3 MTV-d läinud 3. ringilt 4. ja noored mehed Kristjan ja Alar Sala on 3 ringi kirja saanud, ringist veel 2. No kas noormees läheb veel edasi? Aeg on iseenesest, soovitame, et pane ikka rohkem kirja, kui juba õue sai tuldud. Aga võta matka vormis ja pane 1 ring veel. Kristjan Tatar läinud ka MTV sarja 5. 4. ringile. Ringi aeg 15.08. See on vägagi konkurentsivõimeline aeg, et oma kohta veel parandada ja poodium ei ole üldse kaugel. Tõnu Eelmaa jälle. Tõnu tuleb 3. ringilt. Enne oli 16.19 ja nüüd lisandub siia 16.11. Ehk siis ongi jälle samas vahemikus kõik need ringi ajad. Ja nüüd lõigatakse Maarjo. Maarjal 4 ringi kirja, 3 jäänud. Varsti saab hakata kella tilistama, kui kellelgi on. Ja ringi aeg on veel paranenud 12.51, mis on täpselt sama kui teine ring. Väike 10 on erinevus sees. Aga Maarjo tunneb oma kodurada ja võib vist tõenäoliselt siin kinnisilmi ka sõita. Nii, Ott on lähemale tulnud. 12.54, Otil ka kiirem ringi aeg. Üle poole minuti. Või ligi poole minutit oleks õigem öelda. Ja minemas siis Maarjat taga ajama E-paikide klassikalises võistlusklassis.
ja eelnenud põhjal ootame siia Kalle Rait Marken. Kalle vabaklassi võistleja on kõik piirangud maha võtnud rattal, aga see ei aita, sest mõned mehed lihtsalt jaksavad kiiremini sõita. Kus on 2 Kalle siis, 3. positsioon ja võistlusklassi esimene koht. Sest täna vabaklassi sõitjaid rohkem ei ole üles ennast andnud. 13.24 on viimatine ringiaeg ette näidata. Ja on võrreldav täpselt ka kõikide eelnevate ringi tulemustega. Nii, Rait Marken, Allar. Järgmisena siis, kes tahab kaasa elada, paneb käed ja hääled valmis. E-paigi 3. koht on seal siis eelmise ringi põhjal Raidu all. Ja Triin Rast läks praegu 3. ringilt. Robert, samamoodi 3. ring tehtud. Nii, Rait, 4 ringi kirjas ja 5. algamas. Ja viimatine ringi aeg 13.33, eelmine 13.21, natuke on järele andnud. Aga tead, mida püüda, sul on hoida 3. koht oma võistlusklassis. Kui Marken nüüd väga kauaks metsa ei jää, siis on tal ka 3. koha konkurents käe ulatuses. Poodium ei ole kaugel, aga minuti jagu siiski. Nii et kui Markenit näete, andke talle teada. Tuleb pingutada, tuleb veel pingutada. Tutvuste eest spordile midagi ei saa, sport on nii aus asi. Kõik näevad, ise näed, masin mõõdab, kell käib ja mitte midagi pole vaielda. Kevinil 3 ringi siis tabelis, juba veel teha, noor mees. Ei pea ennast siin lõhkuma, aga hea treening siia talve sobib ka nendele kindlasti ja võib võtta natkene matkavormis seda üritust, mitte ennast väga purut sõitma. 71 on Age, 3 ringi samamoodi tabelis, naiste maastikuratta võistlusklassis on tema ennast üles andnud. Nii, aga Marken, 3. koht läheb järjest kaugemale ja me ei näe teda veel tõusu alguseski. Nii, 80 Marken. Ja palju siis vahe on, 3. kohaga on väga põnev öelda 2 minutit ja natuke peale ka. Aga poodium on võimalik, Marken, hoia siis pedaal pingul. Nii, Siimu kahtlustasime tehnilise tõrkega aega veedetud olevat rajal, aga nii, nüüd minnakse e-paigiga. Ailar Kiristaja ja Belo Kõbersi lipu all 14.8. Sul on ka poodium veel võimalik, kui sa suudad nüüd natuke ennast kokku võtta, pool minutit ringi peale. Kõigepealt on Marken ees ja siis 2 minutit veel eespool on 3. koht. Kui eessõitjad väsivad ja sina mitte, siis on võimalik seda veel ümber paigutada. Aga saame näha, 3 ringi on veel minna. Või võitjal on veel 3 korda tulla enne, kui need asjad lõplikult täna ritta pannakse.
Felix, Raido, Margo, Arvi on järgmised potentsiaalsed tulijad eelmiste ringi aegade põhjal. Ja kõik on Haaslava seltskond. Arvi Raeratta tullist muidugi, aga Haaslava kolmik on järgmisena meie ette oodatud. Aga tundub, et siin on üks ringiga maas, Rakkelipu all. Ei ole maas ja midagi, väga hästi. 76 sõidab Raigo Paas. Marko Haas on siis kolmandalt ringilt tulnud. Aga meie ootame ikkagi need, kes on nüüd on Graveli kolmik on jah, Haaslava seltskond ja nemad hakkavad omavahel siis Graveli kohti jagama või Fäti kohti jagama. Gravelid on üks, teised on, aga üks seltskond on, ühte gruppi on kõik üles antud. Nii, veel ei ole. Nii, Janno on hoopis minemas meie eest järgmisele 4. ringile. Nii, ikkagi ei ole veel ette näha, aga numbriga 50 tuleb teist käima ette. Ja sellega sõidab Janek Trepp. 3 ringi kirjas Janekil, 4. algamas. Ja nüüd on 1 tund sõidetud. Need, kes esimese lähtega teele läksid. Ja see on üks kadunud tütarlaps meil, kes on pikemalt metsas aega veetnud. Ja ongi Margit, keda me siin ootasime. Nautis terve tunni seda ringi. Margit, kas sa tahad teist veel teha? On meil väga põnev teada. Nägu naerab küll, et isegi jaksaks, aga kell on nii kaugel, et arvab, et ei lase kaaskannatajaid oodata. Et siis Margit saab ka ringi kirja. Vähemalt ei ole kadunud ja me ei pea sinu pärast rohkem muretsema. Nii, jätkuvalt tuleb ikkagi jutuks Haaslava kolmik Fätt ratastega, kuidas nemad oma poodiumi kohad nüüd ikkagi jagavad. Sõidavad nad koos ja jätavad selle viimasele ringile või tahab keegi juba eest ära minna, et omale parim koht kindlustada. Kui ühes klubis trenni tehakse, siis kõik teavad ju, kellel on sprint parem, kellel on kestvus parem ja vastavalt sellele siis igaüks oma taktika valib. Kunagi tuli üks noor koondise krossijooksja Gert Kass ka minu juurde ja küsis, et kuidas võistluse taktikat valida, kui ta alles koondisse sai. Ja siis tegime isegi väikse katse, jooksime natuke 2 kilomeetrit alla ja ta jättis selle sprindi nii viimase peale, aga mina vana staadioni jooksja tegi talle ikkagi selle sprindiga ära, et kui ta teeb selle finiši kiirenduse liiga hilja, siis ta saab sprinterite käest igal juhul pähe, et kui sa tunned, et sa oled ikkagi kestvusega rohkem võimeline enda kasuks aega pöörama, siis tulebki teil varem eest ära minna. Ja samamoodi ka siin nende Fättide seltskonnas ootame põnevusega, mis juhtuma hakkab. Sest et vahed ja ongi Felix Teder siis esimesena, nii nagu varasemaltki meie eest läbi läinud. See on veel MTV sõitja, numbriga 83, Frederik. Tema tuleb 3. ringilt, läheb 4. Ja nüüd on 48, Raido, teine koht Fättide sarjas. Vahe on ligi 20 sekundit on vahe siis esikohaga, jah? Nii, siit minnakse teiselt ringid. Johanna tuli tagasi. Johanna käest püüame lugeda, tahab minna edasi, läheb edasi, jah? Või ei taha? Sa jõuad küll ühe teha veel. Ei ole enam tuju. Aga sa ei kaota sellega ka midagi, et siis ole hea, tule meie seltskonda. Kui järgmisena tuli 3. ringil Madis Koger ja nüüd on Fättide 3.
meie siis, ei eksi. ei, Sander on ikkagi fättide sarjast, jah. ja kuhu Sander nüüd positsioneerus. Sanderil on 3 ringi kirjas. Tema ringiga maas hoopis noorte meeste seltskonnas. Sander on ringiaega 20.51 tulnud siis 3. ringilt seda puhku hoopis. Et ei ole see veel, kellest kõva häälega juba rääkisime, ei ole see Margo Kipast. Aga siit läheb meie eest Liina läbi ja 4. ringile. Ja nüüd minuti jooksul peaks tulema ka korraldaja ise oma mootorrattaga kohe meie ette. 7 või 6? Ja Andre tuleb 3. ringilt Graveli sarjas. Aga tema on juba nüüd ringiga maha jäänud, aga meil on 3. Haaslava mees puudu. Nüüd on vahe juba natuke suur, et esimene ja teine koht on ebaselge ja siin võivad nad veel tulemusi muuta ühele või teisele poole, aga 3. koht on nüüd juba natuke kaugel, et viimaste ringidega midagi väga kardinaalselt tabelis korraldada. Alar Jaanson. Alar tuleb nüüd 3. ringilt. Tundub, et rada on raske. Alari nägu peegeldab, et on pidanud palju pingutama. Ja kas Maarjal on mingisugused head kurvi tehnikad seal oma juurikate vahele juba välja mõõdetud, et ta nii palju hoopis turskematest meestest üle täna on siin. Ja Margo nüüd läkski. Margo 3. koht, aga poodium on küll juba saadud hetkeseisu järgi, aga nüüd teise kohaga vahe on üle 3 minuti. Väga lihtne ei ole. 19 oli Rainer Rõngalalt. Rainer on mitu kohta ette pooleli. Nii, ja Maarja Toole. 5. ring. Tehtud. Ja Ott on kohe sabas ja vahe on siis hetkel 1 sekund. Sander on taga ja ka Sander on, nüüd tuleb 4. ringilt, ta on siis ringiga järele andnud Arvi Rohandi, tuleb 4. ringilt ja Arvi taga Tiit Suvan. Ja siin on siis Vallo Paesalu ja lähevad. Meil on siis ringiga kõik maha jäänud võitjatest, siis esiotsa tempo on siin nagu ülitugev. Ja vahe on 1 sekund. Nüüd kas oleneb sellest, kelle lapu varemini vastu peab. See on ka nüüd põnev hetk. 57. Nii, Alar Sala ja Kristjan on siis see maastikuratasarjas kõrvuti minemas uuele ringile. 4 ringi tehtud ja 5 algamas nendel. Nii, ja number 2 Esmeralda ja number 78 Rait Kull, jah. Ja nemad lähevad siis nüüd juba 6. ring algas neid just. Kallet oli.
Tõnu läks läbi siin vahepeal 3. ringi, läks 4. ja nüüd number 4 ja number 65 ja 80 Markel, seda ma tunnen ära e-bike'iga ja tema ees siis Triin Rast. Viimane ring 17.02, Triinul Markenil 14.36. Läheb number mine veel, ei ole veel 72. Ailar Kiristaja, tema viimase ringaeg oli siis 14.333. 5 ring on tehtud, 2 ja number 59 Haaslava MTB klubis siis Robert Teder tema nimeks. Sa jõuad veel ringi teha, nii et mine. Something's looking better, baby. Just passing through.
nii, ja siin MTB meil mäest üles tulemas, number 64. Kõike, tuled maha. Väga hästi. Ja Kevin Teer siis sai kirja meil täna 4 ringi. Panin autosse või taskus ootama, nüüd otsin. Või sul on nii kisu, panin autosse. Saku spordiklubi esindaja number 76, mitte 67, vaid 76. Läheb, jõuad veel ühe ringi teha. Ja Raigo Paas tema nimeks. Viimane ring 16.13,9 sekundit. Number 71. Age. seal oli siuke, et patti peal peal ja ma panin sealt niimoodi, panin vastu 4 patti. 19.16. Ja siis mul läks lenks üle ja siis ma tulema päeva. Hakkan näha, ma ei tea. Number 50 MT klassist siit samast Lääne-Virumaalt. Janek Treppl tema nimeks 16.54.5 ja number 58 Haaslava MTB. Eeliks Teder 14.51. Ja paistab, et see alt on tulemas nüüd jälle päris mitu võistlejat. Number 48 Haaslavast Vätiga, number 74 Saku spordiklubi, tule, läheb veel, jõud ühe ringi veel minna. Ja number 75 Raido Tontsens läksid mööda meil vahepeal. Janno Kruustükk. Ja Marko Haas.
eelmisel ringil oli meil liidrite vahe 1 sekund. Vaatame, mis nüüd see ring on meil siin teinud. Nüüd vist jah, kuidas see patarei kestab siin lumesajus ja jahedas ilmas. Number 54 paistab, on liidriks tõusnud meil. Ott on ette läinud, jah. Ott Palu on võtnud, on juhtima läinud. Viimane ring oli, jah. Ja liidrid viimase ringil. Jah, läks viimase ringil juba ära. Ma ei tea, Maarjal on võib-olla hakanud. Või nüüd on väga pikk vahe. Nii, ja tuleb Maarja sealt. Eelmine ring oli vahe 1 sekund. Sellel ringil on see vahe nüüd natukene veninud siin. Viimane ring. Vahe kokku siis pool minutit. Üle poole minutis, jah. Number 78. Rait Kull ka viimasele ringile minemas. Viimane ring läks, tuled põlevad juba ees, mõelnud. Nii algselt sõidad pimeda peale head. Number 82. Ja ka viimane ring minemas. Marko Kipasto. 5 ring lävitud, 6. läks ja jääb ka temaks viimaseks. Number 70. Viimane ring. Sander Stokkabi. Tõenäoliselt selle aasta üks populaarsemaid numbreid võistlustel 67. Ka minemas siin tänasel päeval viimasele ringile siis. Arvi Romandis. Number 77. Kristjan Tatar läheb ka siis 6. ehk enda viimasele ringile. Number 49, samamoodi viimane ring minemas. Jõudu paistab olevat, saad veel eesolijad kätte. Vallo Vahesaar. 83, noor jalg, Frederik Saaremägi ja number 62, viimane ring minemas. Kalle Takkel oljama ja 57, viimane ring minemas, läheb Alar. Ja naudi ilusat ilma ja viimane ring, üks ring on jäänud veel sul. Number 19, selja taga ka, Rainer. Madis Kogermann läbis siin oma 4. ringi ja Rainer Punga 5.
number 4. Tõnu Eelmaa. Üks ring veel, sõida veel, jõuad minna küll, ilus ilm, naudi ilma. ei, väga hea, aga peas, et selgu on, et ma tõin. Tõnu viimane ring oli siis 16.06. Pärnamäe allas kumised, külm õhk lõikab kurku hea. Valged vallid üle välja, keti pealt käib lumesädega. Lihtsalt oli kross, anna kuuma, hangest läbi, kurvist üle veel. Viimane ring minemas, number 63. MTB klassis siis Liina ja tagant tulemas Aaslava poisid. Esmeralda samamoodi. Liina Roomandi viimane aeg, viimane ring 21.04. Numbrisärk on jääs ja märg, hingad auru. Esmeralda, viimane ring last lap. Sander Teder läbis siit Äratas rapsu sirgeks, vett on. jääkülma vett, aga ei olnud väga valmis, nii kaua. üks ring on veel jäänud. Ma ei taha ainult veel. Okei, tulge, näita. Aitüma. Ja väike joogipaus siin ja viimase ringile minemas ka Andresid. Number 80, Marken. Ühe ringi saad veel teha. Ei taha minna enam. Aku tühi, jah? Sinul või rattal, kummal aku tühi on? Minul. kurvist üle veel, rada raske, süda naerab, finišis ootab meid saun ja leeb. Lihtsalt oli krõõs, ära peaaegu küll võib võtta varba, mitte meid. Rada raske, süda naerab, finišis ootab meid saun ja leeb. Always been told that I've got too much to ride. Ailar Kiristaja lõpetas 6. ringi, läheb 7. ja samamoodi ka siis Tiit läheb siis 5. ringile. Ailaril viimane ring oli 14.49, Tiidul 20.34.